Eestis tahetakse teadust teha, aga selle kõige jaoks on vaja rahalisi vahendeid. Riigi rahakotis on selleks olemas eraldi lahter, kus antakse ettevõtetele aastas 1% teadusarendusrahast. Sel aastal jaotatakse üle 6 miljoni euro 7 ettevõtte vahel. Meie jaoks on see märkimisväärne summa. Võrreldes meie ärikäibega ta on 20-25%. See võimaldab meil ja meie töötajatel oma kvalifikatsiooni tõsta. Me selle konkreetse rahaga sellel aastal on meil tegevusvaldkondades näiteks tehisintellekti rakendamise turvamine, kuna me teame seda, et see tuleb igast uksest ja aknast kogu aeg, aga küsimus on selles, et kas see on oht näiteks Eesti riigi suveräänsusele, kui me kasutame seda hariduses, eks ole, mis on seal võimalikud ohud, me hoiame üleval hulka selle valdkonna uurijaid ja doktorante. Kui me tahame, et meil oleks tulevikus jõukam ühiskond, meil oleksid kõrgemad palgad, siis see tähendab, et meil peab olema ettevõtluse majandus teadmusmahukam ja see saab tulla ainult siis, kui me teeme süstemaatiliselt teadust. Juhendame magistrante, teeme doktoritöid, loome uusi patente, kaitseme neid ehk loome Eesti majandusse kõrgemat lisandväärtust, tänu millele meil kõigil läheb paremini. Saadud raha saab kasutada näiteks teadlaste palgakuluks, järelkasvu tagamiseks või teadustulemuste levitamiseks. Nii ongi erinevatel toetuste saajatel erinevad eesmärgid. Ja me tegeleme teadus-arendustegevusega alates loomade aretusest ja süütmisest kuni tervistoetavate toidutoodete ja toidulisandite arendamiseni. Ehk siis teisisõnu me katame enda teadus-arendustegevusega kogu toidutootmise tooteahela. Meie juures tekivad sisendid selle jaoks, et tekitada olukord, kus noor inimene saab sügavuti tegeleda tegevusega, millel on näha ka reaalset majanduslikku väljundit. Sest fakt on see, et teadus ei tohi jääda pelgalt teaduseks, kui sellel ei ole majanduslikku efekti tulevikus. Kui me vaatame statistikale otsa, mis on suhteliselt negatiivne, Eestis pannakse aastas sama palju vähidiagnoose, kui meil praegu lapsi sünnib, aga vähiravi maailmaga võrreldes või arenenud riikidega võrreldes Eestis ikkagi maha just uudsete ravimite mõistes ja ikka osake nüüd üritab, mitte me isegi ei ürita, vaid me loodame sel aastal nii kaugele jõuda, et Eesti esimene verevähi patsient võiks Eestis toodetud rakuravimiga kätte saada, mis võiks Eestis elusid päästa tulevikus. Selline toetus annab seega stabiilsuse pikaajaliste uurimisprojektide läbiviimiseks ning rahalisi vahendeid, et meie kõigi elu veidi paremaks muuta.